Eesti elu on kummaline. Kui Tallinnas Pelgulinnas korjatakse naabrikoera tapmiseks allkirju, siis Viljandis käivad asjad palju lihtsamalt. Arnold Kuslap ei korja mingeid allkirju, vaid võtab õhupüssi ja teeb otse oma korteri aknast naabri Penile säru. Arnold tulistab koera ka siis, kui seal samas kõrvalaias mängivad väikesed lapsed. See on Riinale kuuluv koer, Reksu. Naabrimees Arnold Kuslapile ei meeldi see koer nii väga, et mees ei vali mitte mingeid vahendeid, et tast lahti saada. Läksin oma lapselapsega lasteaeda. Sealt aia tagant jooksis koolipoiss mööda. Koer jooksis aia juurde, hakkas aukuma. Katus silmapiirilt võõras, keeras koer ümber, tuli meie poole. Ja sel momentil kuulsin ma plaksatust, vaatasin üles, akna peal nägin nagu kätt, kas toru või pult ka, ei jõudnud nii kiiresti näha ja koera karjatust, koer jooksis kabuirmas minema. Pärast, kui ma fikseerisin selle asendi, see jäi mul silma ette, vaatasin, karvad olid turris haava kohal, mis eeldas, et ainukene aken, mis lahti oli, et seal ei saanud muud olla. Arnold Kuslapit ei hoidnud tagasi ka see, et Riinal oli kaasas pisike tütrepoeg Kristjan. Laps nägi õudusega looma kiunumist ja kannatusi pealt. Kui see mees niimoodi loomasid tulistab, et see on aja küsimus, millal mõni kaaskodanik või laps saab avata ju. No aga praegugi oleks kuskile vastuse läinud rikossetiga, oleks võinud saada pihta lapselaps, mina. Mis ta tegite siis? Siis ma ei teadnud, kui suured vigastused on, võtsin koera, viisin arstile, lasin kontrollida ja kui arst arvas, et see on kas torkaav või kuuljaav. Nagu Riina jutust välja tuleb, pole küsimus mitte ainult Reksis. Arnold Kuslapit häirivad veel paljud muud asjad. Vainutsemine on kestnud juba pikki aastaid. Aga mis seda naabrit siis vaevab? Ma ei tea. Aga on teil temaga mingit tüli olnud või? On samal pinnal, et koer häirib teda, siis kasvuhoone häiris teda, vaipa ei tohi kloppida enne 9 häirib. Täiesti normaalne kodanik, ei ole mingi joodik või pett või kaabakas? No vist ikka natuke viinaviga on küljes. Kui juba relvad mängu tulevad, siis on targem ikka politseisse pöörduda. Seda ka Riina Niitov tegi, paraku napib naisel asitõendeid. Politsei on siis selle mehe nüüd üle kuulanud tunnistajana, keda naaber kahtlustab, et just tema on lasknud, kuid kahjuks ei ole sellel kaebajal ühtegi tunnistajat esitada ja seis on praegu tõesti situatsioon selline, kus on üks ütleb ühelt poolt ühte ja teine väidab teiselt poolt teist. Kuid väärteomenetlus on endiselt käigus ja politsei püüab leida lõpus ka mingi lahendusi, kui õnnestub leida kas tunnistajaid või mingeid tõendid, mis nagu selle naabri sõnu siis kinnitaksid. Aga kas naabrid on ka muidu teadlikud sellest kaklusest, kus nüüd siis nagu loomad jäävad kaotajaks? Jah, naabri kassi, Tiine kassi viskas kuurikatusele, sama mees. Aga naaber ei teinud midagi? Ei teinud. Aga kas naabrid ei ole nõus teie poolt tunnistama tulema? Nad väidavad, et nad ei näinud. Täieliku tõe teadasaamiseks tuleb alati rääkida ka tüli teise osapoolega. Seame sammud Kuslapite majapidamise poole. Tere. Nii, tere. Kas Arnold on ka kodus? Mis temast? Tahaks küsida selle koera tulistamise kohta. Ta praegu pole üldse konditsioonis, et ma ei tea. Aga kurat, muidu see lugu tuleb jõukuni ühepoolne. Kas ta ütleb enda kaitseski midagi? Ma ütlen, et ma ei tea, ta ütleb, et ta ei taha rääkida. Aga võib-olla siis ma küsin, sa oled poeg, eks? Ma küsin nagu sinu käest, et kuidas, mis isa ütles praegu siis? Ma ei tea midagi sellest. Ta ütles, et ei ole mingit sükest asja juhtunud. Nii, mehe. Kadugu. Nii, tere, ma küsiks tegelikult paar sõna, kui selle tulistamist. Kadugu. Oota. Mehed, kadugu minema. Oota, aga küsiks selle koerte aknast nagu kõvamees tulistama, aga nagu ise nägite, siis härra Arnold meiega rääkida ei taha, et kas see on siis häbi tehtu pärast või
kerge häbi sellepärast, et ta juba poole päeva ajal päris purjus on, aga igatahes mitte mingit selget juttu me tema käest ei kuulnud. Aga sõbralik Rex ei tea inimeste tülist ega Arnold Kuslapi viinalembusest midagi. Tunneb elust mõnu ja suur rõõm külaliste üle paneb ta trepist üles alla jooksma. Rex on üldse üks suur inimeste sõber ja vaevalt, et ta ka varast ründaks. Kuigi arvatavasti läheks vargal siiski täbaralt, sest Rex nimelt lakuks ta surnuks. Aknast nagu kõvamees tulistama, aga nüüd rääkida nagu ei julge siis või?